äratus. Jäid püsti varu. Keavad jätkab. Laske sisse. Ta ei kuulub siia. Kas mul on mingi nali teile või? Tervist kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti. Mina olen teie saatejuht Reamees Kristjan Leedo. Tänane episood on vägagi eriline, kuna tegemist on Sõdurilehe podcastile juubeli ehk 100. episoodiga. Selle puhul oleme külla tulnud Kaitseväe peastaapi, et rääkida Kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilooga. Tervist ja head jätkuvat aastat! Tere päevast ja algatuseks soovingi kõigile võitluskaaslastele meelekindlust ja võitlustahet aastal 2025 ees ootavate ülesannete lahendamisel. Kindralmajor Andrus Meriloo, suur tänu, et te olete nõus siia saatesse tulemas. Tänases saates võtaksime fookusesse Eesti kaitsevõime arengu nii senini kui ka tulevikus. Samuti räägime võitlustahtest. Kuna meil pole olnud veel au Kaitseväe juhatajaga saates kohtuda, siis esmalt ka mõned küsimused tänase saate külalise kohta. Alustaks algusest. Milline oli Andrus Meriloo enne aastat 1992, millal astusite teenistusse Kaitseväes? Aastat 1992 olin ma tavaline Eesti noormees, kellel oli suurepärane võimalus oma noorusaastad näha, kuidas Eesti hakkas iseseisuma ja lõpuks selle iseseisus saavutas. Ja üsna algusest peale oli mul selge, et see värskelt saavutatud iseseisus vajab ka sõjalist kaitset ja mingil ajahetkel sain mina aru, et minu oskustest ei piisa, et selle riigi ja oma rahva kaitsesse panustada, seetõttu esimesel võimalusel hakkasin otsima ka variante, kuidas siis panustamist läbi ajateenistuse kohe ka teha. Et selles mõttes oli tavaline noor mees, omad unistused, aga mida ma ka nägin, oli see, et täiesti uued võimalused avanesid ja tegelikult mina ikkagi loen ennast sinna võitjate põlvkonda, kes olid vabariigi taasiseseisvumise alguses ikkagi selles nooruses, et meie jaoks järsku kõik teed avanesid. Millised olid teie hobid just enne 1992 aastat? No kõik on noored inimesed, eriti nõukogude aja lõpus oli tehnikahuvi, oli see, mis mind kõige rohkem paelus, eriti autod ja loomulikult sporti sai tehtud ja õppimine ei ole mulle kunagi probleem olnud, et selles osas on ikka, võib uhkusega öelda, et õppimise mõttes on olnud oivik, et selles mõttes ka õppimine oli hobi. Aga millised olid teie tulevikuvaated? Just mainite, et olete alati siis hariduse ja kõige muuga, et kas kui te ei oleks läinud Kaitseväkke ja oma karjääri seal jätkanud, siis mida te oleksite tulevikus teha tahtnud? No, et variante oli muidugi erinevaid, aga minu jaoks ikkagi tegutsemine keskkonnas, mis oli rutiinne, oli see, mis oli atraktiivne ja ei ole ka mingi saladus, mu lähemad tuttavad teavad, et minu jaoks oli isegi palju paeluvam põnevam oli sisejulgeolek, aga ma igal hetkel sain aru, et selleks, et sinna panustada, peab olema all väga tugev sõjaline väljaõpe. Seega, kui ma ei oleks Kaitseväes karjääri teinud, siis ma oleks tõenäoliselt teinud karjääri politseis, et see ei ole mingi saladus. Te õppisite Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikkumis. Millise suuna te seal läbisite? Ja 1988 pärast põhikooli lõppu, siis ma otsustasin valida tehnilise eriala, läksin Tallinna ehitusmehaanikatehnikumi ja täpsemalt siis autode remont ja tehniline hooldus oli see eriala, kus siis konkurents oli väga tihe, kus eelduseks oli hea matemaatikaoskus, mis mul õnneks oli olemas, läbisin selle sõela ja läksin õppima. Et väga ega variante ei olnud, sest ma unustan, et aastat 1988 oli veel Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, seal mingid jõustruktuuridesse panustamine ei olnud variant ja seetõttu ma arvasin, et õpin mingi tehnilise eriala, mis sel hetkel oli ka nähtav, et autosid on alati vaja remontida ja leiva ikka lauale toob. Selge. Te olete elupõline tallinlane. Kus tuli otsus minna Meegomäele, toonasesse Kuperjanovi üksik jalaväepataljoni ajateenistusse? Meegomäe on selles mõttes võib-olla huvitav, et kui ma kunagi raamatu kirjutan, eks ma kirjutan sellest täpsemalt, aga minu otsus minna ajateenistusse tegelikult põhineb sellele, et 1992. aasta juuni alguspoolel ma sain Tallinnas juhuslikult kokku oma hea sõbra Kaljuga, kes oli sel hetkel juba piirivalve eriüksuses Pärnseljal.
ja sain temaga seal kokku ja tundsin kohe, et ma pean nüüd sama sammu kohe astuma, et ma oma sõbrast maha ei jää ja tulevikus meil ikkagi on enam-vähem samad oskused. Ja Kuperjanovi pataljoni ma valisin tegelikult 2 põhjusel. Ajateenistus aastal 92 oli tegelikult 1,5 aastat kestev, mis enamasti tähendas seda, et selle ajal vahepeal koju ei saa ja loomulikult mu vanemad sugulased, kes olid teeninud Nõukogude armees, ütlesid, tegelikult pole üldse paha, kui lähed kodust võimalikult kaugele, et koju nagunii ei saa. Ja Kuperjanovi pataljon sel hetkel sattus ka meedias väga huvitava tähelepanu alla, sest sa olid mingid teatud mõttes mingid kohalikega kaklused ja tundus nagu, et see on koht, kus nagu päris asja tehakse. Ja kõige tähtsam, et oleks Tallinnast võimalikult kaugel. Ja siis ma vabatahtlikult sammusin tolleaegsesse täna värbamispunktiks nimetama, astun uks sisse, ütlesin, et ma olen nõus tulema ajateenistusse, aga vaid ja ainult Kuperjanovi pataljoni. Ja lõpuks ma siis sinna kohale jõudsin. Aga milline oli ajateenistus tollel ajal? Nagu ma ütlesin, alguses oli teadmine, et me teenime 1,5 aastat. Mina läksin teenima aega 1992 aasta juulis ja augustis see kord muutus, et kõik, kes liitusid augustis, tulid teenima aastaks. Ehk siis me algul teadsime, et me oleme poole kauem kui värsket sõdurit. Värske on muidugi vahe ei ole, kuu aeg väga suur. Aga siis see seadus muutus kõigil ühesuguseks, et lõpuks olime kõik aastase teenistusega. Aga ajateenistus loomulikult oli hoopis teistsugune, sest see oli ikkagi alguspunkt, et meil ei olnud algul varustust. Esimene varustus, mis meil olid tavaliselt töötunked ja Kuperjanovi pataljonis olid ka tavaliselt tsiviilparetid, mis olid erinevat värvi. Ja siis meie üksus õnneks oli sinine, aga näiteks kõrval oleval kompanii oli näiteks roosa ja niisugused asjad. Ja ma ikkagi kuni vande andmiseni põhimõtteliselt tegin kõik väljaõppe läbi oma ketsidega, sest polnud saapaid ja ma polnud ainuke. Ja relvastust rääkides oli meil alguses tegelikult üks automaat 3 peale, mida peab muidugi ütlema, et toitlustati meid hästi, selle koha pealt ikka oli kõik kombes. Aga algus oli ikka teistsugune, samamoodi väga palju taktikaliste oskuste puudumist kompenseeriti füüsilise ettevalmistusega. Ega need instruktorid, kes meid õpetasid, leiutasid ka asju põlve pealt välja, olid väga pühendunud, ei ole mingit kahtlustki. Kõik tahtsid riiki kaitsta, aga väljaõppe ei olnud kindlasti kohe nii süsteemne, kui ta on täna. Aga see võitlus, tahe, sõna otseses mõttes valmidus riiki kaitsta kompenseeris selle edukalt. Ma julgen väita, et tänane ajateenistus võrreldes algusaastatega on nagu öö ja päev sõna otseses mõttes. Te juba tõite paar võrdlust, aga küsiksin siis täpsemalt korra uuesti, et kui te peaksite võrdlema just praegust ajateenistust ja ajateenistust, mida te tollel ajal läbisite, kuhu on Kaitsevägi edasi arenenud? Me oleme ikka väga suure arenguhüppe teinud. Kõige tähtsam on see, et meie väljaõppe on süsteemne, läbimõeldud, mõtestatud, konkreetsed eesmärgid, vahe-eesmärgid on paigas ja me teame täpselt mida, miks ja kuidas me teeme. Meil on reeglid paigas, meil on oluliselt rohkem kogemusi ka meie enda instruktoritel ja seetõttu ma julgen väita, et väljaõppe kvaliteet on hoopis teistsugune. Mis on jällegi võrreldes 90. algusega on teine, on see, et meie näiteks käisime ise vahiteenistuses, kaitsesime ise oma sõjalisi objekte. Seda me täna enam ei tee ja samamoodi meie liikusime ringi, sest ajad olid ärevad. Nii Vene armee üksused olid sees, kui kuritegevuse tase oli kõrge ja me liikusime kogu aeg ringi. Meil oli kõigil üks salv lahingumoona kogu aeg kaasas, sellepärast, et olla valmis ennast igal ajahetkel kaitsma. Et see mõttemaailm võib olla teine, aga väljaõppe korralduse poolest on kõik täna ikkagi palju süsteemsem. Kui me räägime taristust ja kasarmutest, kus meie sõdurid elavad, see on ka hoopis sõna otseses mõttes teisest munastust. Et me oleme teinud väga-väga suure arenguhüppe, aga see on ka arusaadav, sest me ju sisuliselt alustasime nullist, võtsime asju üle endise Nõukogude armee käest, osa asju võeti üle ka jõuga, see pole mingi saladus. Et alguspunkt võiski olla raske, ressursid olid väga piiratud, täna meil ikkagi on ressurssega kõvasti juurde antud, aga kõige tähtsam on see süsteemne lähenemine kaitsesse kui tervikusse, milles ajateenistus on ainult kõige olulisem väljaõppefaas, aga 90. algus mul vahepeal tundus, et ajateenistus on eesmärk oma ette. Selge. On teil mõni kindel mälestus või seik oma ajateenistusest, millele tagasi mõeldes või mida meenutades tuleb alati muie näole? No eks need on hästi palju, aga need ei tahaks praegu siin hakata avalikkuses nagu rääkima, et enamus asju on seotud sellega, et tol ajal ei olnud olemas ka ohutustehnika reegleid, seetõttu väga palju väljaõpet, mis toimus, on täna mõeldamatu ohutustehnika reeglite mõttes, aga eks need ikkagi oli erinevad asju, aga me suutsime kõigest ikkagi ohutult välja tulla.
aga mis on ikkagi oluline, on see, et sihuke meeskonna loomine, ühte hoidmine ka rasketes tingimustes on olnud algusest peale ikka mind saatel läbi kogu mu karjääri ja see sai alguse ikkagi ajateenistus Kuperanovi pataljonis, et see, kuidas me seal ajateenijatena rasketes tingimustes kokku hoidsime ja kuidas me valmistusime ikkagi ülesande täitmiseks, et selles ma julgen väita väga muutustele. Pärast ajateenistust te võtsite paar vaheaastat, kus te ei tegelenud Kaitseväe ülesannetega. Kust kohast tuli mõte 1995. aastal kama taaskord näkku panna ja rakmed selga visata? Peale ajateenistuse lõppemist, kui ma tulin koju Kuperanovi pataljonist, täpselt Võrus läksin bussi peale, siis mul oli kaks asja, mis ma olin nagu oma jaoks mõelnud, et kunagi enam jala ei käi ja teiseks, et Kaitseväkke never ever tagasi ei tule, et eesmärk oli täidetud, sõjalised oskused olid nii palju saadud, kui need sel hetkel saada sai ja ka kogemus oli käes. Aga 95. aastal ikkagi tekkis ikkagi tunne, et mõned asjad, milles ma ajateenistuse jooksul jaoülemana nagu ikkagi teenistust lõpetades olin jõudnud, sain aru, et on asju, mis mulle sobivad, mida ma oskan ja mis tegelikult on minu jaoks palju tähtsamad kui kõik muud asjad. Seega 95. aastal oli lähtekohaks oli üks reklaam, mis ma tänaseni räägin, et ainuke reklaam, mis on tegelikult ka aus reklaam olnud, kui ma nägin siis värbamist tolleaegsesse Balti pataljoni Eesti kompaniisse. Väga lihtne reklaam, hea varustusega, sõdurid tulevad läbi vesise kraavi ja siis on liitu meiega, näed maailma. Ja ma olin selles mõttes kohe nagu selle reklaamiga ära ostetud ja liitusin ja maailma olen näinud rohkem, kui ma isegi oskasin unes näha nende kõikides variatsioonides. 1997. aastal olite jalaväerühmas jaoülema asetäitja. Aasta hiljem juba jaoülem. Kas te kirjeldaksite seda aega natuke? Et kuidas seal elu käis, millised ülesanded teil seal olid? Ja aeg Balti pataljoni Eesti kompaniis, milles siis teenistus algas mul oktoobris 1995 tavalise sõdurina, täpsemalt isegi jaos kuulipilduri positsioonil. Siis seal kogu nagu elukutsese sõdurite keskel ikka, et sealt kasvavad välja oma teatud oskustega inimesed, kes on mingite relvade spetsialistid, kes on võib-olla paremad meeskonna ülemad ja minul üsna kiiresti ikkagi ilmnesid oskused ja võimed meeskond hästi juhtida, seega ma olin jaolema asetäitja, mis tähendab meeskonna ülemana ja tegin selle rolli läbi ka esimesel missioonil Liibanonis. Jaoülemaks saamise aeg tuli kätte pigem sellega, et jaoülemad, kes meiega olid, roteerusid edasi. Väga tublid, tõsised vanem allohvitserid, minu suured eeskujud kõik tegelikult. Roteerusid edasi ja uuem põlvkond võttis nende töö üle. Aga siis oli ka see otsustuspunkt, kus mina otsustasin kõrghariduse saamiseks minna sõjakooli ja kandideerisin siis õpingutele Soome ja kandideerimiseks edukalt ja täna siin ma nüüd olen siis kindralina. Te juba ennist korra mainisite välisoperatsiooni. Kas te räägiksite natuke, milline on olnud teie kogemus üleüldiselt siis välioperatsioonidega? Minul on jälle teenistuses vedan nagu väga paljudel muudel puhkudel, et mu teenistuskäik on olnud väga loogiline ja samm-sammult aina üks samm siis valmistab ette järgmiseks ja samamoodi ka rahvuste operatsioonidega, et esimene oli väga selgelt rahuvalve missioon Lõuna-Liibanonis Eesti jalaväekompanii number 1 koosseisus. Selleks ettevalmistus muidugi oli väga-väga sõjaline, legendaarne Chris Shepard oli üks meie põhiinstruktoreid ja see väljaõppe tase, mis meil sinna eelnes, on tõesti märkimisväärne ja ma siiamaani ikka väga palju selle väljaõppe najal saan põllul hakkama. Aga esimene oli väga selgelt rahuvalveoperatsioon, kus me täitsime klassikalised rahuvalve ülesanded, mis sisuliselt tähendas, et rotatsiooni korras olime oma 10-mehelise jaoga 2 kuud kontroll läbilaskepunktis, 2 kuud olime mäe otsas üksikus vaatusposti, tegime patrulle ja 2 kuud olime siis patrullaagis, kus me ka patrullisime. Et siuke tavaline värk, aga ikka põnevaid olukordi tuli ka seal ette. Teine missioon oli juba ohvitserina Kosovos kompaniimi asetäitjana, aga sellele eelnes väga intensiivne väljaõppeperiood ja eriti oluline oli vahetult enne luure skuadroni väljaõppe, mida viisid läbi siis taanlased nii Eestis kui Taanis. See oli juba natuke siuke rahuvalves samm edasi, sest Kosovo olukord oli teine. Ja siis tuligi rühmaolema missioon Iraagis, jällegi väljaõppe hoopis teissugune, fookus teine, keskkond ka omaette ja seal tuli siis kahetsusväärselt ka taluda ja leppida esimeste kaotustega
nii-öelda üksuse sees. Ja viimasena siis kompaniülemana Afganistanis, mis jälle oma olemuselt eskalatsiooni mõttes oli ikkagi ka konkreetselt lahingupidamist tuli ette. Need lahingud, kuhu me sattusime, peab auga ütlema, et me kõik võitsime ise ja koos liitlastega. Aga see oli siis ikkagi juba selline, mis nagu ei ole ka võrreldav need missioonid omavahel, ehk siis mul õnnestus kompaniülemana juhtida suurepärast jälle kompaniid väga kõrge võitlustahtega ja saada need kogemused, mis on tegelikult aidanud aru saada, et kuidas see lahinguväljal asi võiks välja näha. Loomulikult pole meil õrna aimugi, mis tegelikult toimub Ukraina lahinguväljal, see on täiesti uus tase, aga meil on vähemalt mingi teadmine olemas, et me saame klassikalil lahinguväljal, kus inimeste ohud on või inimeste elud on ikkagi ohus, kus ülesanne on vaja täita ja kus on väga keerulised, kiired otsust nõudvad tegevused. Nendega me saame ikkagi päris hästi hakkama. Millised mõtted teid valdasid just enne välioperatsioonile minekut? Kas teil olid eelarvamusi või midagi sellist? Ei, mul ei olnud eelarvamusi, selles mõttes, et me olime ikkagi enesekindluse kasvatamise mõttes oli väljaõppe kvaliteet selline, mis kasvataski meil niisugust enesekindlust. Me läksime kõikidele missioonidele teadmisega, et me ülesande täidame ära. Ja samamoodi selle missiooni sees, sõltumata sellest, kas oli lahinguoperatsioon Afganistanis või pigem niisugune patrullülesanne Lõuna-Liibanonis, siis me alati läksime välja teadmised ühtki, mis juhtub. Me tuleme sealt auga välja ja teedame ülesande. Täpselt nii on tegelikult ka läinud. Ja pärast seda, kui ma tulin tagasi maastikuluurelt Iraagis 2004. aasta oktoobris, kus siis patrulli käigus hukkus ka minu hea kamraad Aare Illenser, siis pärast seda mul ei olnud enam ühtegi illusiooni, ei selles, et ohud ei ole reaalsed, kui ka selles, et ma ei suudaks tegutseda. Sealt tuli see kindlus, et suudan ka väga karmides oludes ikkagi hakkama saada ja veelgi tähtsam nägin, et Eesti sõdur tuleb igast olukorrast auga välja. Mis on kõige väärtuslikum õppetund, mida te olete välisoperatsioonidelt kaasa võtnud, mida te siiamaani rakendate? Kõige väärtuslikum ongi see teadmine, et me suudame tegutseda ka väga kõrge ohutingimustes, väga keerulistes oludes ja kõige olulisem teadmine on see, et väljaõppe kvaliteet otsustab kõik. Kui ikkagi kriis on käes, keegi su kõrval saab pihta, on vaja tema elu päästa või keegi teeb sinu elu päästmiks jõupingutusi, siis need tegevused peavad olema automaatselt lihasmälus olevad asjad, sest vastasel juhul aju võib hakata vingerpussi mängima. Et sel ajal, kui käed tegutsevad, siis aju peab välja mõtlema, mis ma järgmiseks teen, et kuidas ma ülesanne täidan. Et see on kõige olulisem asi. Väljaõpe määrab selle, kas lahingus tuleb toime või mitte. Alates 1. juulist 2024 olete te Eesti Kaitseväe juhataja. Millised on teie igapäevased tööülesanded? Igapäevased tööülesanded erinevad, nagu täna siin veel podcastis nii sõnades mõttes natuke siin rääkima, aga pigem on ikkagi vaja tegutseda strateegilisel tasemel, hästi palju suhtlust on poliitikute, valitsuse, liitlastega ja vahepeal on ka õnneks võimalusi minna vaata, mis meie üksused põllu peal teevad. Aga tööpäev on ikkagi väga tihedalt täis. Ma võin nimetada oma kalendrit põhimõtteliselt tunniplaaniks, millel ei ole algus- ega lõpu kellaaega, aga sisust on täidetud ja erinevad asjad tuleb teha, aga kahjuks pean ka ütlema, et need asjad, milles ma ikkagi julgen väita, et on see areng toimunud ehk üksustega koos põllu peal möllamise osas, seda on ikka väheks jäänud ja võib öelda, et täitsa ära kadunud. Et neid päevi, kui siin erinevatel positsioonidel sai reaalselt harjutatud metsas mütatud, eks neid ma iga päev igatsen taga, aga peab meeldima, nagu öeldakse. Siit ka tegelikult vahe küsima, et oskate meenutada, millal oli viimane metsas, sõdurikeelis väike metsapõks? Metsas reaalselt, kus me ikka õppusel on olnud ja midagi sõjalist teinud, oli ikkagi brigaadi ülemana enne, kui ma siia majja tulin. Aga õnneks on siin küll mitte veel see aasta, aga eelmine aasta sai käidud vaatamas ka instruktorite kursuse väljaõpped Soodla polügoonil. Läks mõned tunnid oli meil aega seda teha. Loomulikult varustus seljas panime koos nendega ringi vaatasime, et see on ikkagi siuke enda jaoks natuke teraapia, samas on ka hea näha, kuidas väljaõppe käib. Aga Kaitseväe juhatajana ma pean ikkagi ütlema, et ma ei usu, et mul sellist klassikalist metsapõksu tuleb, välja et juhul, kui ma Kevadtormi või Siilil ise ei otsusta mõne üksusega midagi kaasa teha, mida ma hea meelega teeks, aga reaalsus tuleb alati sisse, mis tähendab, et selleks ei pruugi aega olla. Et ausalt pean ütlema, et viimane kord, kui ma rullmati kuuse all lahti rullisin, oli ikkagi brigaadi ülem. Selge.
Te võtsite vastu Kaitseväe juhataja ametikoha. Ennist mainisite, et olete väga nautinud tegevust metsas, väljaõpet, aga see ametikoht on võrdlemisi teistsugune, palju rohkem kontoripõhisem. Miks te seda tegite? See vastus on väga lihtne, et kui sulle ettepanek tehakse, siis sul on võimalus loomulikult öelda ei, ega sul on võimalik seda ei põhjendada ainult inimlikust aspektist. Ohvitserina tegelikult ei ole võimalust ei öelda, sest see on ikkagi kohustus teha, aga ma tegelikult võtsin vastu selle ametikoha vaid ja ainult ühel põhjusel. Ma olen hetkel täiesti veendunud, et Venemaa oht meie suunal kasvab ja seetõttu ongi küsimus, et kes siis veel, kui mitte ise seda vastutust võtta ja juhtida meie sõjalise kaitse ülesehitamist. Kui Venemaa ohtu poleks olnud sellisena, nagu ta täna on või tulevikus veel potentsiaalselt ka kasvab, siis ei oleks ametikoht mul atraktiivne olnud. Nii lihtne see on. Milliseid muudatusi on juba tehtud ja mida te plaanite veel Kaitseväe juhatajana ellu viia? Me oleme praegu teinud esimesi samme, sest et iga muutus peab olema põhjendatud, samas olukord muutub nii kiiresti, et me ei saa ka edasi minna nende asjadega, mis võib-olla varem toimisid. Ja praegu erinevad muutused on töös ja kõige olulisem fookus on ikkagi meie enda kvaliteedi tõstmisel läbi väljaõppe kvaliteedi olulise tõstmise. Sest ma ikkagi täna väidan, et paljud asjad ei ole meil enam lahingutrillide mõttes adekvaatsed ja just nimelt vaadates seda, mis toimub Ukraina lahinguväljal ja kuidas seal kõik muutub. Et taktikalisel tasemel tundub, et Ukraina ja ka Vene armee tänu õppetundide lahinguväljal on umbes 5 aastat vähemalt meist eest ära nii. Ja see on see, mis on vaja muuta. Ja loomulikult me teame, et lahinguväljal hakkama saamise eelduseks on ka füüsiline suutlikkus ja seetõttu üks esimesi samme, mis me ikkagi julgen öelda, et mis me ära tegime, on see, et me muutsime 3 tundi füüsilist treeningut nädalas kohustuslikuks kõigile. Et varem oli ta vabatahtlik, aga vabatahtlik on alati see, et peab olema võimalus seda teha. Ja nüüd ta on kohustuslik ja mõlgem väita, et see on oluline samm, sest füüsilise võimekuse hindamine peab olema osa üksuse lahinguvalmiduse hindamisest. Aga muutusi tuleb kindlasti veel, väga palju muutusi on töös, kuidas täpselt kõik asjad välja näevad, saame lähitulevikus näha, aga muutusi ma kohe kindlasti ei taha algatada teha ainult muutuste pärast, vaid selle pärast, et olla vähemalt üks samm olukorrast ees, mis otseses mõttes tähendab potentsiaalselt sõjalist eskalatsiooni ka meie suunal. Kas te räägiksite natukene Kaitseväe plaanidest seoses ajateenistuse reformiga? Kust kohast see idee tekkis ja mida see ajateenijatele tähendab? Kõigepealt, et kõik oleksime samal laine, siis ajateenistuse reformi ei ole olemas. See on ajakirjanduslik liialdus. Me ei räägi ajateenistuse reformist, vaid me räägime veel kord reaalse Eesti Kaitseväe lahinguvalmiduse kvaliteedi tõstmisest, mille sees me peame ümber korraldama ka ajateenistuse antava väljaõppe. Ja üks olulised asju, mis peab väljaõppe perioodil lisanduma, on seotud olukorra muutustega meie ümber. Ma täna julgen ikkagi väita, et me peame olema valmis, et meie sõjalised võimed kõikides sõjapidamisdomeenides on kõrgendatud lahinguvalmiduses mingil ajahetkel. Ja sinna kõrgendatud lahinguvalmidusse peavad panustama ka väljaõppes olevad ajateenijatele põhinevad üksused. Me võtame mingi teatud võimed, väga klassikaline võime, näiteks kõik, mis on seda õhukaitsega, õhutõrjega, peab võib-olla mingil hetkel olema 24/7 võimeline ohte tuvastama ja need tõrjuma. Ja väga palju on mulle tulnud ka tagasi, et ajateenijate enda käest, kes ütlevad, et tahaks palju rohkem panustada reaalselt Eesti kaitsega ajateenistuse ajal. Ja ma arvan, see on kõige olulisem asi, mis puutub ajateenistust. Kuidas me seda täpselt teeme, saame näha, aga üks samm kindlasti on see, et me peame mingil ajahetkel võib-olla võtma natuke vähem ajateenijaid sisse, et me saaksime nüüd ümberkorraldused tegevväelastega läbi viia. Fookus on pigem ka tegevväelaste väljaõppe taseme tõstmine, sest olgem ausad, et ohvitserid, allohvitserid, kes iga päev ajateenijatega tegelevad, neil lihtsalt pole aega enda täiend väljaõpet läbi viia, mida nad kindlasti väga tahavad, aga lihtsalt füüsilist aega selleks ei ole. Aga ajateenistuse reformist ei ole mõtet nagu selles mõttes rääkida. Kohe kindlasti ei lähe ajateenistus pikemaks, meil on täna seadusega ajateenistus kestus 12 kuud ja sinna sisse mahume ära. Võib-olla kaob ära 8-kuune teenistusmudel, saame näha, aga ma pigem ütleks, et ühiskond tervikuna võiks aru saada, et me teeme seda vaid ainult selleks, et me oleksime rohkem valmis meile määratud ülesande täitmiseks, mis tegelikult tähendab agressioon tuleb ära hoida ja sõjaliselt peame olema valmis vastast igal ajahetkel võitma.
Selge. Millised olid Eesti kaitsevõime ülesehitamise suurimad väljakutsed, kui meenutaksite oma teenistuse algusaega? Siin ongi nüüd see väga suur vahe sees, et kui sa oled sõduri või allohvitserina või noore ohvitserina seal põllu peal, siis kõik asjad tunduvad ühtemoodi ja kui sa lõpuks jõuad siia, kus sa planeerid juba kaitseväe üleseid ja kõikide väelikide üleseid operatsioone, saad aru, ka strateegilist kontekst muutub kõik teistsugused. Et loomulikult ega sõdurina kiirusid ise ka, et miks mul ei ole, ma ei tea, uhkeid kaitsevrille või saapaid, aga see on selline varustuselement, midagi on vaja tegeleda ja see on ka oluline, et sõduri võitlustahe oleks üleval. Aga meie põhine väljakutse, mis ikkagi võib täna tagasi vaadates öelda, 90-ndates kohe kindlasti uue sajandi alguses ja ausalt öeldes kuskil sinna aastani 2015 isegi võime öelda, et oli kaitsevaldkonna alarahastatus. Kui me ikkagi ausalt vaatame ja mõtleme, kui väike oli kaitse-eelarve mingitel aastatel, tuleb küsida, et kuidas need inimesed, kes sel ajal tegid neid otsuseid kindralite, kolonelleitnantina, et kuidas me üldse siia punkti jõudsime, kus me olime näiteks aastal 2012-13, et just seda rahanumbrit vaadates. Et see oli ikka märkisväärne saavutus, nüüd on meil antud natuke raha rohkem, aga see ei ole ka mingi ulmesummad ja meil on vaja nüüd lihtsalt viia seda sama võimet edasi ja tegelikult ka saavutada reaalne suutlikkus pidada lahinguid nii, nagu me oleme õppinud erinevate tasemete sõjakoolides seda pidama. Et me ei leiuta mitte midagi uut, me tahame toimivad kontseptsioonid lihtsalt teha teostatavaks. Mis aitas meil NATO standarditele vastavat kaitsevõimet üles ehitada? No selles osas mul on nagu lihtsalt oma üks teooria, ma arvan, et millega meil vedas tõenäoliselt on see, et mingil hetkel sai kaitseväe juhatajaks ikkagi kindral Einstein, kes tuli Ameerika Ühendriikidest ja oli kokku puutunud selle maailma ühe tugevama armeega ehk siis Ameerika Ühendriikidega, kes siis tõenäoliselt tõi ikkagi need teadmised sisse, võib-olla tegi see süsteemsuse juurde ja eks me noorema põlvkonna inimesed, kes tulid erinevate riikide sõjakoolidest, tõid veel asju sinna juurde sisse. Et mingil hetkel me tõenäoliselt tegime õige otsuse, õige valiku. Läksime hetkeks kindlasti kaugenesime massarmeel põhineval mõttemaailmal, üritasime minna pigem ülesande keskse juhtimise täideviimiseks sobiliku mudeli juurde. Et ma arvan, et ajalooliselt on see võib-olla mingi inimese valik võib-olla õige. Aga nüüd ma seda räägin pigem sellest lähtekohast, et mina sellel ikkagi noore kaitseväärlasena erinevatel positsioonidel tajun seda asja ühtemoodi. Ja NATO-ga liitumine ju julgeoleku mõttes oli ainuõige samm. Kui me ei oleks liitunud NATO-ga tänaseks natuke rohkem kui 20 aastat tagasi, siis ma seaksin kahtluse alla tegelikult selle, et kas me oleksime enam iseseisvad. Ukraina on demonstreerinud erakordset vastupidavust suurema vastase vastu. Milliseid paralleele saab tuua Eesti riigikaitse ja Ukraina kaitsevõime vahel? See on väga tähtis küsimus, aga meil on vaja nüüd vaadata jällegi võrrelda suurusi. Ukraina on meiega võrreldes ikkagi väga suur. Ja Venemaa ju ründas ikkagi riiki, kus elanikkond sel hetkel oli umbes 46 miljonit. Territooriumi poolest on ta peaaegu sama suur kui enamus Euroopat, rääkimata veel ka tegelikult tema ressurssidest, mida ta saab sõja ajaks kasutada. Seega me ei ole Ukrainaga tegelikult üldse võrrelda. Et me oleme ikkagi selles mõttes arvuliselt oluliselt väiksem. Ja Ukraina loomulikult pidi vastu seisma Venemaa täiemahulise rünnakule aastal 2022. Selle eelnes ikkagi päris pikk sõjaperiood, mis algas Krimmi annekteerimisega hoopis teistsuguste meetoditega, kui me täna näeme lahinguväljal. Eks Ukraina tegelikult on ju Ida-Ukrainas olnud Venemaaga sõjas pikka aega. See eskalatsioon, mille Venemaa käivitas, et hõivata Kiiev ja täielikult Ukraina enda alla neelata, kukkus õnneks läbi. Kukkus läbi ka juhuste kokkulangevuse tõttu, ma julgen väita, väga kõige tähtsam, mis ukrainlased saavutasid, on nad võitsid ikkagi selle esimese lahingu. Ja me räägime siis niisugust ajavahemikust 2-3 nädalat esimest intensiivset osa. Ja sama reegel peab olema ka meile arusaadav. Ükskõik mis moodi me vaatame potentsiaalset sõjalist konflikti, meie peame võitma esimese lahingu. Ja see ongi see kõige olulisem õppetund. Et kui sa vastu hakkad, siis sa tegelikult võidad ja samamoodi, mis teine on oluline õppetund, et Venemaa kohe kindlasti
võib teha jälle valearvestuse, nagu ta Ukraina puhul tegelikult tegi. Ja teine, mis on ka väga selge, Venemaa ei huvitu absoluutselt kaotustest, enda omadest, vastasemast veelgi vähem rääkides. Ja kolmas väga oluline asi, Venemaa ei korda tavaliselt vigu, seega need vead, mis ta tegi Ukraina sõja alguses, tal see avantüür ebaõnnestus, need on tal väga selged, seega kui ta kuskil eskalatsiooni korraldab kaasalt meie suunal, siis teeb ta seda juba hoopis teistmoodi ja tõenäoliselt, et ta sõjaline doktriin õnnestub kasvatanud sellele kogemusele, mis ta Ukrainas saab. Mis asi on võitlustahe? Mida see endast kujutab? Võitlustahe on iseenesest väga lihtne asi, et see on individuaalne ja kollektiivne otsus võidelda ka olukorras, kus su enda elu on sõna otseses mõttes ohus. Ja selleks, et see võitlustahe oleks, peab olema loomulikult sul väljaõppe, peab olema vastavad vahendid, relvastus ja peab olema ka kogemus, kus sa oled sarnases olukorras varem õnnestunud. Et see on see koht ja seda on väga palju uuritud erinevate sõdade näitel, et miks ikkagi sõdur võitleb, miks ta sõnades mõttes tardub või hullemal juhul põgeneb ja seal ei ole mitte midagi seotud ideoloogiaga. See on puhas treenitav omadus ja sisuliselt ma võin panna ka selle ühe omadussõna alla, mis on enesekindlus ja enesekindlus on kasvatatav läbi treeningu ja sellepärast peab meie treening olema väljakutseid täis. Iga treeningpäev peab viima meid sinna punkti, kus me eelmisel päeval ei olnud, vaid sellest edasi ja kõik need raskused, mis me lõpuks ületame, ongi need, mis me see enesekindluse kasvu teevad. Ja selle tõttu on minu jaoks ka oluline mõttemaailm, mis täna seostub meie eri-1 motoga, et ainus lihtne päev oli eile. See peaks olema ka meil aru saadav, et niimoodi me seda võitlustahet kasvatame. Võitlustahet ei ole võimalik kasvatada siin, kui me oleme praegu mugavas toas, väljas on väiksemalt lumetorm. Kui me peaks praegu lahingusse minema, oleks meil probleema, kui me oleks lumetormis harjutanud nädalaid väljas, teame, et saame hakkama, siis me juba lahingus oleme enesekindlamad ja võidame. Kuidas võitlustahe erineb kaitsetahtest? Võitlustahe on ikkagi see peamine sisend, mis selle kaitsetahte loob, et võitlustahe on see, mis hakkab individuaalsest enesekindlust pihta ja kasvab allüksuse oskusteks enesekindluseks ja sealt edasi läbi kaitseväe organisatsiooni laieneb elanikkonnale ja riigile. Et kaitsetahe ei teki iseenesest. Ma olen seda ka varem intervjuudes öelnud, et väga lihtne on ilusal pühava hommikul minna maja terrassile, süüa värsket pannkooki maasikamoosiga ja vaadata ringi, öelda, et keegi võiks kaitsta küll. Ja hoopis teine asi on see, kui sa oled tule all, su kõrval, su hea sõber on juba pihta saanud, aga sa pead edasi ründama, vastase positsiooni maha suruma ja lõpuks lahingu võitma, et need kaks täiesti eri asja. Seega, kui inimesed räägivad, et neil on ülikõrge kaitsetahe, siis ma loodan, et on, aga minu jaoks on ikka palju olulisem ja määrav see, et need inimesed, keda ma olen näinud kas või õppustel äärmiseks tingimustes tegutsemas, on pigem demonstreerinud oma reaalset võimet lahing võita. Jutuks hea küll, nagu öeldakse, aga tegelikult kui paugud käivad, kuulid lendavad, siis me näeme, kes mida väärt on. Millisena näete Ukraina territoriaalkaitse rolli kaitstes agressori vastu? Ja kas on võimalik teha võrdlust Kaitseliidu ning maakaitseringkondadega? Ja ma olen palunud siin erinevatel inimestel, kaasatud erukindajatel teha teatud analüüse selle kohta, kuidas Ukraina territoriaalkaitse välja nägi just nimelt sõja alguses ja kuidas ta on arenenud, mis edasi saanud on. Seega me teame üht-teist, kuidas see Ukrainas toimis, aga mulle on nüüd tänu nendele ekspertide sisendile, mis nad on väljaspoolt Ukrainast ka toonud, pigem tekib tunne, et me päris võrdusmärki Eesti Kaitseliidu ja Ukraina territoriaalkaitse vahele tõmmata ei saa. Seal on ühiseid kohti, seal on väga palju õppekohti, mis meil on vaja aru saada, arvesse võtta ja oma maakaitse ülesehitamisel ka sisse integreerida. Aga päris võrdusmärki ei ole ja veel kord Ukraina on ikkagi inimmassi poolest hoopis teisest kaalukategoorist kui meiega territooriumi suuruse poolest. Ja lisaks veel ka mõttemaailm. Nad ikkagi mõttemaailma poolest on teistsugust kui meie. Seega me peame õppima Ukrainast väga palju asju, aga täna ma ütleks, et päris üks-ühele ma kõiki asju kohe kindlasti üle ei kanna. Kaasa arvatud seadusandlus, kus meil on vaja vaadata, et mis asjad me peaksime juba ära seadustama enne, kui konfliktiks läheb, et me ei pea siis aega raiskama, et neid teha. Ja need on võib-olla Ukraina näite, need õppetunnid. Me teame, mis seaduse muudatusi hästi kiiresti pidi Ukraina tegema siis, kui sõda juba käis, et need on sammud, mis me võiks ennetavalt ära teha.
siia küsiksin ka lisaks, et kas ja kuidas siis me peaksime neid Ukraina sõja valguses muutma just enda kaitseplaane ja mida me juba teinud oleme? Ma arvan, et kaitseplaane me võib-olla ei peagi muutma nii väga, sest ega see sõjas, mis seal toimub, ei ole väga üllatuslik, seal on detailides on erisusi, on vahendite erisust, mida meil on vaja vaadata tervikuna. Et üks viga, mida me saame teha, on see, kui me kõik need üksikelement kontekstist välja rivime. Hea näide on näiteks droonid. Loomulikult nad on lahinguväljal asendamatud ja teevad ära tööd, mida varem keegi arvanud teevad, aga me ei tohi seda ka kontekstist välja tõmmata. See on üks tervik, lisaks muud lahingutrillidega seotud asjad, pikamaa kaudtulelöögid, erinevad õhutõrje lahendused ja muud asjad on sealt võtta väga palju, aga me peame aru saama, kuidas ja mismoodi nad tegelikult lahingutegevust mõjutavad ja seejärel välja mõtlema, kuidas nad kõige efektiivsemad meie valikud, kuidas me sõdime ikkagi aitavad täide viia. Et seal on palju õppetunde, aga mind kohati häirib, kui tehakse mingi õhinapõhiselt, hakatakse rääkima ainult droonidest, saamata aru, et tegelikult see on terviksüsteem, et drooni eluiga teatavasti on väga lühike. Droon on lihtsalt üks vahend, elektrooniline sõjapidamine, mis seal ümberringi toimub, palju muid asju, et seal tuleb kõik see ühtse tervikuna kokku komplekteerida. Et kui keegi täna ütleb, et vahetage kõik oma automaid välja droonide vastu, siis ma ütleks, et see oleks kindlasti viga. Mida võiks Eesti Ukraina kogemusest just siis tehnoloogia kiirel kasutusel võtul õppida? On üks oluline asi, mis ikkagi Ukraina näitel tehnoloogia mõttes on, et tehnoloogia arengut nad testivad kohe lahingutingimustes. Ja minu jaoks on ikkagi hämmastav, kuidas nad, olles ise riigina sõjas, kus teatavasti ressursipuudus on väga suur, nad suudavad ikkagi toota sõjapidamiseks asju, mis on ka efektiivsed. Minu jaoks on natuke arusaamatu, kuidas nad teha suudavad. Ma lihtsalt praegu on väga kriitiline võib-olla meie kaitsetööstuse vastu, et me oleme ikkagi rahu ajal, meil on ligipääs tehnoloogiale, aga me ei ole suutnud luua näiteks relvasüsteeme, mis tegelikult oleks efektiivsed pika distantsi peale. Ukrainas seda teevad, kasutavad väga edukalt, et see on nagu siuke mõnes mõttes fenomen. Ma saan aru, et seal ka see tootmine tõenäoliselt käib nii, nagu võib-olla minu põlvkonna inimesed õppisid kunagi garaaži nurgas tegema peedist pesumasinat, nagu üks laul ütleb. Et seal on need aspekti ka kindlasti juures, aga see on üks asi, mis kindlasti tuleb õppida, et kuidas Ukraina, olles sõjas piiratud ressurssidega, suudab oma kaitsetööstusega teha ikkagi märkimisväärseid asju. Kas Eesti elanikkond on piisavalt teadlik oma rollist riigikaitses? See on, küsimus on täpselt, vastus on kõige ebahuvitavam, aga see on nii ja naa. Inimesed, kes ise on tundnud huvi, mis ta roll on riigikaitses, nemad teavad valmistada. Ja on teine osa inimesi, keda tegelikult ei huvitagi või veel hulle, nad karravad seda teemat ja siis nad ei teega ühtegi ettevalmistust. Mina olen seda öelnud avalikult ja ütlen veel, et meie julgeolekut mõjutavad olulised dokumendid on väga lihtsalt kirjutatud ja just selle suunitlusega, et inimesed saaksid aru, mis on nende roll. Ja üks olulisemaid dokumente on julgeolekupoliitika alused, mis on 11 lehekülge lugemist, mis on väga lihtsalt kirjutatud. Ja kui tavaline inimesel läbi loeb, siis ta saab aru, mis on tema roll riigi laiapindses kaitses. Ja selle laiapindse kaitse sees on sõjaline kaitse ainult 1/5 tegevussuunast ja iga Eesti inimene, ükskõik kuidas ta vaatab, ta leiab ennast sealt ühest nendest 5. See ei pea olema sõjaline kaitse, vaid kõik need muud valdkonnad. Ja kui ta sellest aru saab, siis ta hakkab otsima ka väljundit, kuidas muuta ennast ise kasulikuks. Et ma olen seda varem ka öelnud, et näiteks ajateenija võrdluses tegevväelasega, et mis see kõige suurem vahe on, siis mingi ajahetkeni ma väidan, et tegevväelane oskab ennast iseseisvalt teha kasulikuks igas olukorras, ajateenija vajab selleks natukene juhendamist kuni teatud punktini. Ja sama on meil minu arvates elanikkonna. Et me peame elanikkonda ka juhendama, ütlema, otsige vastuseid sealt, aga on vaja ka aru saada, et kõik inimesed ei ole valmis ja võimelisedki panustama sõjalisse kaitsesse kui sellisesse, aga on valdkondi, kus nad saavad sõjalist kaitset väga edukalt toetada. Ja sellepärast nad peaksid ikkagi ise rohkem aru saama, mis nende roll riigi laiapindses kaitsmises on. Ukraina rahva vastupanu on olnud muljet avaldav. Kuidas võiksime Eestis tagada valmisoleku mobilisatsiooniks? Mobilisatsiooni valmisoleku osas olemegi teinud ikka märkiselist tööst
tööd süsteemselt aastakümneid ja see, et meie reservarmee mudel üldse ellu jäi tänu jälle Venemaa agressioonile oma naabrite vastu siin umbes 17 aastat tagasi. See tegelikult näitab, et reservarmee ongi sellisel väiksel riigil nagu meie ongi ainuke reaalselt tehtav mudel. Ja mobilisatsiooniks valmisolek minu arvates algab sellest, kuidas me ise oma reservväelased ette valmistame. Et minu ideaalses maailmas on nii, et kui kõige olulisem veel kord väljafaas ehk ajateenistus lõpeb, siis reservväelane, kes astub väravast välja pärast seda, kui 11 kuud rasket väljaperioodi on läbi, teab täpselt mida ja kuidas ta teeb siis, kui ta tagasi kutsutakse. Ja selles mõttes meil mobilisatsiooni korraldusliku poole pealt on meil kindlasti arenguruumi küll, aga pigem on oluline see, et juhul kui päris olukorras meie kutsume oma kamraadid meile lisaks sõtta, et nad tuleks, et nad saaksid aru, et nad sõdivad ju kõigepealt oma meeskonna nimel lahinguväljal ja oma lähedaste nimel. Ja selles osas võiks reservväelased olla võib-olla ise aktiivsemad ja hoida kontakti oma sõjaaja üksusega. Ja küsidagi näiteks, et pole ammu lasknud automaati, millal ma saaks tulla ja lasta koos teiega. Ja need kõik asjad on tehtavad. Et passiivsus ei ole täna lahendus. Ja vältida oma sõja ülesannet ei ole lihtsalt mõtet, pigem tuleb valmistus võiks iga kell edasi. Et mobilisatsiooni välja kuulutamine, kuidas seda teha tehniliselt, on meil väga hästi läbimõeldud erinevad kanalid, aga nüüd reservväelane peab ise oma mõtte maailmas tegema selle ümberlülituse ja saama aru, et Eesti rahva kaitse läbi temale määratud ülesande täitmise on tema kätes ja sellest on vaja aru saada ja selle nimel on vaja teha süsteemset tööd ka reservis olles. Milliseid sarnasusi ja erinevusi näete Ukraina ja Eesti rahva võitlustahtes? Neid erisusi on natuke raske hinnata, sest mõnes mõttes ukrainlased ikkagi selle eskalatsiooni alguskuudel, olles väga edukalt ju tõrjunud massiivse rünnaku Kiievi suunal, said ju nii-öelda võidu maitse suhu alguses. Ja ka vahepealsed vasturünnakud aastal 2023 ja 2024 on loon nagu selle fooni, et tegelikult ju saab hakkama, et suur rünnak tõrjuti, riik on endiselt alles, territoorium küll kaotatakse, võitlus on väga verine ka ukrainlaste jaoks, kannad on siiski suudetud maha suruda ja hoitakse seda massiivset Venemaa rünnakut, kus rõhutan veel kord, täna on sõjas Venemaa relvajõudude suurus vähemalt 4 korda suurem, kui oli veebruaris 2022. Et see sõda on ikka väga massiivne. Minu arvates meil ei tasu hakata võrdlema meie kaitsetahet ja Ukraina kaitsetahet, sest seal on suur erinevus. Ukraina on kohe 3. aastat täiemahulises sõjas. Nemad peavad juba seda taluma ja selle olukorraga kohanema ja selle ühel või teisel moel enda võiduks keerama. Meie oleme ikkagi endiselt, vabandage väljendust, teoreetikud. Mitu põlvkonda on vahet olnud, kui me oleme olnud oma riigi pinnal sõjas ülekaaluku vastasega. Seega meie oleme ikkagi teoreetiliselt kõvad riigikaitsed. Ukrainas on selle valiku ees ja me tegelikult näeme ka valikut on need, kes vastavad oma rahva kutsel lähevad rindele ja on need, kes jooksevad eest ära ja hoiavad kõrvale ka rindele minekust, et see on see karm reaalsus. Et ma ei kipuks seda võrdlema, sest see oleks liiga teoreetiline. Kuidas saab Eesti veelgi tugevdada oma elanikkonna kaitsetahet? See on teadlikkuse tõstmine ja pigem see, et inimesed lõpetaksid ära sõna otseses mõttes peitumise, hirmu külvamise taha. Kõigepealt sõjalise kaitse teostamiseks me peamegi rääkima asjadest nii, nagu nad on. Öelda, et see on hirmu külvamine, sest jutt lihtsalt ei meeldi, ei vii mitte kuhugile. Ja inimesed peavad ikkagi aru saama, et me asume geograafilises asukohas, kus meil on maismaa ja mere ja õhu piirid meie eksistentsiaalse ohu ja vastase ehk Venemaaga ja on vaja lõpetada ära selline naiivne mõtlemine, et sõda kunagi ei tule. Me teame, et Venemaa on Eesti pinnal sõdinud 1000 aasta jooksul 40 korda vähemalt, mis tähendab, et rahuaja pikkus on keskmiselt 25 aastat. Tänaseks on see ju kõvasti üle 25 aasta, et mõelda, et nüüd mitte kunagi seda ei juhtu. Lihtsalt ei tohiks, tulebki valmistuda ja need, kes on valmis, nendel on ka suurem tõenäosus sõnalises mõttes võita ja kogu see potentsiaalne sõjaline eskalatsioon ikkagi keerata sinna, mis on iga rahva kohus kaitsta ise ennast. Ja meie rahvas on nii väike, et mis iganes sõjalises mõttes järgmiseks juhtub siin regioonis, siis
ei ole jutt enam mingi minu või teie lahingus langemisest, vaid meie rahva ellujäämisest sõna otseses mõttes. Kaitseliit on meie rahva vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon. Millist rolli mängib see võitlustahtes ja valmisolekus? Kaitseliit ongi vabatahtlik organisatsioon, aga tal on ka väga konkreetne sõjaaja ülesanne ja selles osas ikkagi, ma julgen väita puht praktilisest kogemusest põllu pealt, et Kaitseliidu areng on ka olnud muljetavaldavad. Need Kaitseliidu lahinguüksused, kellega mul on olnud au korduvalt õppustel koos tegutseda või nende vastu harjutada, siis see on märkisväärne ja ma olen ka avalikult põllu peal seda väga tihti öelnud kaitseliitlastele, et mul on hea meel, et me päriselt samal pool oleme, kui me oleme vastaspooli mänginud, et lihtsalt nii kehvasti võib minna vastas. Et seal on vaja, aga Kaitseliiduga liitumise nii-öelda tõusulained, mis on seotud erinevate olukordadega, näiteks Krimmi annekteerimine, Kaitseliidu liikmeskond kasvas, Ukraina sõja eskalatsioon, Kaitseliidu liikmeskond kasvas, aga see on minu meelest ka oma risk, et inimesed ei adu võib-olla endale, et millega nad liituvad. Ja kohe, kui nad aru saavad, et sinna vaja ka päriselt panustada, siis võib-olla nende aktiivsus kahaneb. Aga vabatahtliku organisatsioonina ma arvan, et Kaitseliit on väga oluline ja ilma Kaitseliidu ja selle vabatahtliku panuseta riigikaitsesse ei saa me rääkida laiapindsest riigikaitsest. Aga Kaitseliit on osa kaitsevõimest ja veel kord ka Kaitseliidu ülesanded sõja ajal on väga tähtsad ja tegelikult nad on mõnes mõttes ka oluliselt laiema ampluaaga kui Kaitseväel. Aga kas Kaitseliit vajaks rohkem rahastust või tähelepanu, et enda ülesandeid edukamalt täita? Ma arvan, et tähelepanu vajadust neil täiendavalt ei ole ja kui keegi ütleb, et Kaitseliit ei ole nähtav Eestis, siis ma pigem ütleks vastupidi kaasavalt väljaspool. Rahastus on igal pool kriitilise tähtsusega, et kindlasti Kaitseliit vajaks ka lisaraha. Küsimus ongi see, et mille arvelt või kus seda raha leida. Et seda ma kohe kindlasti ei sea kahtlusele, et nii Kaitseliit kui Kaitsevägi ja Kaitseväe sees kõik väeliigid vajavad lisaraha. Seda kohe kindlasti. Aga Kaitseliit, ma ikkagi väidan, on nähtav ja ma arvan, et Eesti inimeste jaoks on Kaitseliit isegi võib olla nähtavam ja kodulähedasem kui Kaitsevägi, sest Kaitseväe suured väeosad asuvad teatud regionaalsetes punktides, aga Kaitseliit on ikka vaibana üle terve maa. Ja kui neil on mingi nähtavuse saavutamiseks vaja midagi teha, siis mõelgu välja ja tegutsegu, aga hetkel ma pigem ütleks, et Kaitseliit on teada tuntud nii Eestis kui ka väljaspool meie liitlaste sees. Ja positiivne muidugi see, et Kaitseliit ikkagi tekitab küsitavusega meie vastase sees, kuna ta on ikkagi vabatahtlik, mis tähendab, et ka ettearvamatu. Millised Ukraina sõjalood on inspireerinud teid ja võiks olla innustuseks tervele Eesti rahvale? No, et sõjalugudega nii, et mind sõjalood tegelikult ei inspireeri. Mind inspireerivad lood, mille tulemusel on suudetud sõda ära hoida. Ja seetõttu Ukraina puhul me näeme, et sõda ei õnnestunud ära hoida. Nüüd lahingu väljal nähtavad asjad, et kuna me oleme kaasaks maailmas, kus ka videopilt on saadaval ja YouTube näiteks on täis erinevaid videosid, siis nende videote põhjal vaadates lahinguid ja nähes seda mehisust. Ja nüüd ma ei räägi ainult Ukrainast, ma tegelikult räägin ka meie vastasest. Et kui seal on ikka videoklipid, kus üks võitleja kaevikus meeleheitlikult sõdib peale ründava sõna otseses mõttes rühmaga, mida toetavad tankid ja sõdibki viimase hingetõmbani, see ikka näitab, et võitlustahe on väga-väga kõrge. Ja veel kord seal oli küsimus mitte mingis ideoloogias, vaid see on puhas loogika, ratsionaalsus, kus inimesed on valmis oma eluhinnaga täitma neile püstid ülesand. Ja seda me näeme seal kogu aeg. Aga inspiratsiooni ma saaksin sellest, kui nüüd jõutakse sinna punkti, kuidas Ukraina ikkagi saavutab selle võidu ja kuidas ikkagi meie saaksime sealt õppetunni, mida on vaja teha selleks, et veenda Venemaad, et agressioon meie vastu igal juhul läbi kukub. Ja kahjuks seda inspiratsiooni Ukraina seda mulle hetkel ei anna. Te kohtusite hiljuti Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega, et arutleda tuleva aasta riigikaitse eesmärkide ja NATO väenõuete teemadel. Millised on need kõige aktuaalsemad ja olulisemad teemad, mis kõne alla tulevad? Me kohtume presidendiga regulaarselt, see ongi meil kokku lepitud, me saame vabalt rääkida asjadest, samamoodi nagu ma Vabariigi valitsusega kohtun veelgi tihedamalt.
ja ega me rääkisime tavapärastest asjadest, millest kõige olulisem minemata detailidesse on ikkagi ühine arusaam, et aasta 2025 on strateegilise konkurentsi võtmes täiesti teistsugune olukord, kui me seni näinud oleme. Et see on üks olulised aspekte, millest me rääkisime ja loomulikult president teab väga hästi, millised on meie sõjalise kaitsevõimed, milline on meie reaalne valmidus riiki kaitsta. On täiesti veendunud, et Vabariigi president usaldab meid ja usub, et me ülesandega hakkama saame, teeb enda poolt kõik, mis vähegi võimalik, et meil oleks toetus tagatud ja mitte ainult kodus, vaid ka liitlaste toetus. Seetõttu me oleme ikkagi ühise asjast väljas ja see ühine asi on kaitsta Eesti rahvast riiki. Millise emotsiooniga te lähete vastu eelolevale aastale? Ma üritan emotsioonid ikka võimalikult madalad hoida, aga nagu ma ka alguses ütlesin, ma pigem arvan, et aasta 2025 on täiesti teistsugune, kui me oleme seni näinud. Mitmed aspektid ja siin ma ei räägi sellest, et me aastal 2025 juba kaevikutes oleme ja riiki sõjast kaitseme. Selleni veel on üksjagu minna ja meil on täna ikkagi veel suured šansid ära hoida potentsiaalne eskalatsioon meie suunas ja selle nimel me ka töötame. Aga just nimelt seal strateegilises kontekstis on väga palju asju, mis on teistsugused. Et kõik mõtlevad inimesed, kes natukenegi vaatavad, mis maailmas toimuvad, saavad aru, mis need on. Et vaatame huviga, mul ei ole mingit ärevust, mul ei ole mingit hirmu, mul on pigem huvi ja siuke, kuidas ma ütlen, positiivne valmidus mitte ainult reageerida erinevate sündmustele, vaid ka neid ennetada, ette näha ja tegutseda. Kõige olulisem see, et me tegutseme, oleme eestlaslikult külma närviga, mõtleme sammud läbi ja paneme vajaduse kõik mängu, et oma eesmärgid saavutada. Aga 2025 tuleb väga, väga huvitav aasta. Selge. Ja kindlasti huvitab saate kuulajaid ka vastus meie viimasele küsimusele. Kas Eesti on kaitstud? See küsimust küsitakse mu käest väga tihti ja sellel ei ole ühest vastust. Sest väga palju sõltubki strateegilisest keskkonnast, kus me räägime Eesti kaitstusest. Kohe kindlasti määrab selle, kas Eesti on kaitstud meie enda tegevus, meie kui kaitseväelaste tegevus, kombineerides meid kõiki, mitte silotornides olevad ajateenijaid, tegevväelasi, reservväelasi, vaid kaitseväelasi kui ühtse tervikud ja samamoodi ka meie riiki. Meist endast sõltub see, kui hästi riik on kaitstud. Ja mitte keegi ei tule meie eest Eesti pinnale sõdima meie asemel. Sellest on vaja aru saada. Kui toimub sõjaline eskalatsioon, tullakse meile appi, aga esimese sõja peame võitma meie ise ja selleks me ka selle valmiduse loome. Seega Eesti on kaitstud täpselt nii kaua, kui meie kõik oleme pühendanud panema absoluutselt kõik mängu, mis on võimalik või isegi täna võib-olla esmapilgul mõeldamatu selleks, et see riik oleks kaitstud. Meil on väga palju asju, mida kaitsta ja kõige lihtsam on seda asja alati läbi vaadata nii, et meie enda lähedased on need, kelle pärast me oleme valmis otsustavalt tegutsema ükskõik kui ülekaaluka vastase vastu. Selge, aitäh teile! Aitäh, edukat päeva jätku! Selline saigi aasta esimene Sõdurilehe podcast. Mina olen teie saatejuht reamees Kristjan Leedo. Härra kindral, tänan teid selle võimaluse eest ja tänan ka teid, kallis kuulaja. Kui teil oleks soovi näha kedagi kindlat või kuulda mingisugusest kindlast kaitseväe teemast, palun andke sellest teada meie kommentaarides. Jälgige meid ka Facebookis ja YouTube'is nime alt Sõdurileht ja Instagramis @kaitsevägi.edf. Aitäh teile ja järgmise korrani!